Tere tulemast! Oled jõudnud rosaatsea ja punetava naha ABC koolitusele ja täna vaatame lähemalt, millist hoolt vajab siis põletikuline, kuumav, tulitav ja punetav nahk, olgu see siis kuperosast rosaatseani või siis midagi seal nii-öelda vahepealset. Olen nahaspetsialist Kaie Karbma, olen õppinud kosmeetik ja täna siis juba 15 aastat ilumaailmas. 17+ aastat sellest oleme tegelikult olnud juba koolitaja, nii et enne veel, kui ma ilumaailma nii-öelda oma jalakesega astusin, siis tegelikult juba olin koolitajana tegev. See oli minu jaoks nagu on või selline koolitamine või inimestele rääkimine ja teemade nagu tutvustamine on üks, ma arvan, minu selline võluomadusi, sest ma olen aru saanud, et ma oskan teha keerulisi asju inimeste jaoks lihtsaks ja loogiliseks, kas siis läbi lihtsate näidete või kuidagi sellise mõnusa mõtlemisega. Nii et ma loodan väga, et see tänane kogemus siin sinu jaoks saab olema nauditav, ülevaatlik ja kasulik. Kõige enam loodame seda. Ilumaailma jõudsin ma tegelikult läbi oma laste sünni. Et esimese lapse sünd oli see, mis jättis mind nii-öelda koduseks ja mõtlema, mis nüüd saama hakkab. Ja kuna minu lapsed on olnud suhteliselt sellise allergilise ja tundlikkuse fooni taustaga, siis kogu see 15+ aastat, mis ma nendega nagu nii-öelda olen olnud, olen ma tegelikult pidanud ka uurima väga süvitsi seda, et kuidas ja mis asjad siis kõik on need, mis meie naha heaolu mõjutavad ja jõudnud nii mõnelegi järeldusele. Kosmeetikuna töös olen hapetega tööle spetsialiseerunud ja teengi näohooldustes, sõna otseses mõttes töötan ainult hapetega. Ja miks ma selgitan seda ka natukene hiljem, miks olen mina hapetega töö usku ja annan sellele sellise hästi loogilise fooni, miks ma ka oma klientidega, ma ei näegi nagu millegi muuga lähenemisel mõtet. Olen nüüd viimase aastakese pühendanud siis integratiivse dermatoloogilise toitumisnõustamise õppimisele, et olen nutridermatoloogia spetsialist siis ja Inglismaa, Suurbritannia koolis olen ma seda õppinud, mitte Eestis. Ja olen ka sellesama Skin Nutrition Instituudi ametlik koolitaja, nii et ilumaailma ja toitumise maailma seoste nii-öelda koolitusi on minu poolt lähiajal tulemas ka just nimelt, kuidas öelda siis nagu professionaalidele, nendele, kes tegelikult inimestega töötavad. Just nimelt selle aspektiga, et ma tunnen, et Eestis seda teemat räägitakse veel vähem. Mujal maailmas sellist funktsionaalset lähenemist erinevatele nii meditsiinilistele kui ka siis kosmetoloogilistele protseduuridele kohandatakse järjest enam ja ma usun, et see info on nii oluline, et see peab jõudma Eestisse ka rohkem. Ja hea on ju siis olla üks võib-olla siis natukene selle asja eestvedaja. Rääkidagi rohkem sellest, rääkida süsteemselt, loogiliselt, nii et see oleks ka päriselt rakendatav. Üks hea näide siis minu kliendist, kes on või õigemini oli aastaid jooksnud erinevate nahaarstide vahet, erinevate nii-öelda spetsialistide juures käinud ja jõudnud ikka ja jälle tagasi selleni, et ainukene ravi, mis ta siis lõpuks sai, on ikkagi antibiootikumid erinevatel kujudel ja see oligi kõik. Olukorda see lõpuks enam ei leevendanud. Siis kuni ta jõudis minu juurde ja me hakkasime lähenema siis Evale natukene süsteemsemalt. Ja tänaseks me oleme tema naha korda saanud ja see korda saamine on püsinud. Sest sama pilt, mis on siis nii-öelda see suurema formaadiga, on siis see koht, kus nahk on rahulik, kena ning see, kus enne oli ta täis kõikvõimalikke lööbeid, punetusi, karedusi, punnikesi, et kõik see pool oli nii-öelda see, millega ta igapäevaselt pidi hakkama saama. Milline on see lähenemine selliste nahalugude puhul, kuidas siis abi saab, sellest ma siis räägin nii-öelda samm-sammult, ja alati siis kutsun kahtluse korral või mõtete korral, et huvitav, kas minu puhul sellised asjad ja lähenemised võiksid toimida siis enda juurde konsultatsiooni. Esmane sobivusvestlus või selline tutvusvestlus kuni 45 minutit on tasuta. Siit alt käib see aadress ka läbi nature.ee/vestlus. Lähesed see broneeringu juurde, mis siis näitab otse minu kalendris siis vabasid aegasid, kus sa saad minuga konsulteerida selle koha pealt, et mida sinu nahk võiks vajada ja mis võiksid need sammud olema, kust hakata vaikselt minema.
Tänasel koolitusel saad sa teada siis, et millist kodust nahahooldust vajab punetav nahk, miks punetus ja põletik nahas üldse tekib ja kuidas siis seda naha paranemist toetada. Seda, et see punetus ikkagi taanduks, tõmbaks tagasi, ei tekiks enam neid nii-öelda puhanguid, kus see leemendamine ja kuumustunne ja kõik see üle naha levib, sügelused, kuivused, ketendused, kõik muud need, mis on selliste naha sellise rikutud kaitsebarjääri murede korral täitsa tavaline argipäev, mida ma kuulen. Vaatame kõigepealt, millest sõltub naha heaolu. Tegelikult on neid aspekte nüüd hästi-hästi palju. Paningi selle pildi meelega sellise mõnusa kirju, sellepärast et täpselt nii kirju see ka on. Siin on ka mõndasid faktoreid võib-olla, mida otseselt ei ole veel siia üles loetud, kuid need on võib-olla siis ühed sellised mõnes mõttes nagu kättesaadavamad mõjutusvahendid. Neid faktoreid on tõesti palju. Igapäevane nahahooldus, see, mis me teeme või siis tegemata jätame, selle tagajärjel meie naha enda selline mikrobiom kaitsekihikene, mis meil on, toitumise faktorid, erinevad kiirgused, alates päiksekiirgusest on ju, kuni igasugused ekraanikiirgused, uni, magamine, une kvaliteet on ülioluline, sellepärast et une kvaliteet on seotud ka stressitasemega, liikumine, füüsiline aktiivsus, erinevad toksiinid suitsetamisest alkoholini ja nii edasi. Toksiinide all pean silmas tegelikult erinevad lõhnaained, parfüümid, erinevad saasteained meie keskkonnas, mis üleüldiselt liigub, et tegelikult see toksiinide teema on väga-väga suur teema, sest toksiinid kipuvad kehasse ka kuhjuma ja kui neid on kuhjunud sinna väga palju, siis on sellised erinevad nii-öelda kaitsereaktsioonid ja need kehas ja nahas väga-väga kerged tekkima. Stress. Kui on nahaga tegelikult muret, siis ma saan väga hästi aru sellest ka, et see stress ja see nahaseis omavahel, see on nagu natukene selline, kuidas ma nüüd ütlen, selline oravarattas olemine on ju, et nahaseis teeb stressi, stress tekitab nahaseisu on ju, et noh, niimoodi käid nagu ringi ratast ja sinna vahele tuleb siis veel neid erinevaid faktoreid. Ei ole ma siia pannud veel geneetikat on ju, ei ole ma siia pannud erinevaid ainevahetuslikke asju. Siin on väga palju tegelikult faktoreid veel, aga ma tahaks võib-olla rääkida natukene siis nendest pooltest, mis on kergemini meie mõjutatavad ja millega tegelikult igaüks peeglisse vaadates saab natukene tegeleda, mis võiks viia naha siis paremasse seisukorda, kus ta täna on. Õnneks nende kõikide mõjude sellist tähtsust vaikselt hakatakse ikkagi nii-öelda rohkem tähtsustama. Kuigi väga hiljuti oli ka minul kliendiga üks huvitav kogemus, kus oli nii-öelda akneklient, et akne ja punetus tegelikult käib ka natukene siia alla, sellepärast et akne, põletikuline akne on sageli saadetud kui väga tugevate punetusfoonidega ja käis siis arsti juures ja saadi siis soovitusi teha väga tõsine akneprobleem ühesõnaga ja saadi soovitus siis teha siis erinevaid, kas siis antibiootikumikuuri ja neid oli neid muidugi juba eelnevalt tehtud ja kuni siis jõuti välja selleni, et võib-olla peaks kaaluma Roakutaani kuuri tegemist ja siis klient küsis tegelikult ka arsti käest, et aga kas on siis veel midagigi, mida nad saaksid teha või millegiga nahka nagu mõjutada või kust see siis nagu tuleb, et see nahk nii paigast ära on ja sõna otseses mõttes mädaneb on ja arsti soovitus oli siis tänapäeval Tallinna Nahakliiniku arst, et detail rohkem võib-olla ei täpsustaks, et ei, et toitumine ei ole nahaseisuga üldsegi. Üldse, et ei, sa selle koha pealt ei saa midagi teha. Et minu jaoks on see selline väga mugav vastus, mis tookord kliendile anti, sellepärast et toitumine on absoluutselt nahaga seotud. See ei ole ainuke faktor, mis naha heaolu mõjutada saab. Teen siia väikse sellise disclaimeri vahele. Selle koha pealt, et mina ei ütle sulle seda, et salatit süües saab sinu nahk korda. Kindlasti mitte. Toitumise aspekt on üks nagu sellistest hunnikust erinevatest aspektidest, mis kõik nahka mõjutavad. Nii et, aga ta on meile kättesaadav ja neid aspekte, mis siis selle toitumise juures kõige rohkem mõjutavad või mis siis kõige vähem mõjutavad, neid võiks ju teada, on ju, et oleks nagu kasulik. Milline võiks olla punetava naha hooldus? Mõtlesin tükk aega seda koolitust nii-öelda ette valmistades, et mis oleksid need reaalselt lihtsalt rakendavatavad nii-öelda sellised õppetunnid või kasu, mida sa saaksid päriselt siis oma kodusest sellest punetava
nahahoolduses kasutada. Ja mõtlesingi, et ma panen sulle siia ühe väga spetsiifilise ilusti nahahoolduse režiimi, lihtsalt selle jaoks, et sul olekski midagi siit kohe kaasa võtta ja rakendada. Ja punetava naha koduse hoolduse osas on minul 3 põhimõtet, mida ma püüan siis anda ka oma klientidele ja just nimelt selle jaoks, et kes on olnud pikemat aega nahaga hädas, siis nende puhul ma näen seda, et see nahahoolduse peavalu on ikka päris tõsine agoonia. Ja katsetatakse erinevaid asju, hüpatakse natukene ühe asja pealt teise peale ja kõige tähtsam asi, mis esimese asjana võiks olla, on see, et rahune, palun. Lihtsalt rahune. Nahahoolduses see toodete tulemus ja mõju ja kõik see võtab aega. Naha uuenemine ise on sellise umbes 2. Varem räägiti rohkem, et see 28 päeva ja nii edasi. Tegelikult uuemad uuringud nüüd näitavad, et imetajate naha uuenemine võtab aega 45 pluss kuni 56 pluss midagi päeva. Et ühesõnaga mina, arvestades seda, et üldiselt mu kliendid on 30 pluss kliendid, siin hakkavad tulema juba mängu nagu sellised naha uuenemise aeglustumise faktorid. Nii et mina räägin, et keskmiselt 2 kuud, aga see on väga individuaalne ning mõnel juhul võib see võtta isegi kauem aega. Ja mida 10 edasi on see vanus, seda kauem võtab naha uuenemine aega. Ehk siis, kui sa hakkad täna midagi uut kasutama, siis selleks, et aru saada, kuidas see naha nagu paranemist nagu sügavuti on mõjutanud, tuleks seda vaadata 2-3 kuu pärast, mis on toimunud. Ehk siis iga poole kuu tagant või kuu tagant või ka 2 kuu tagant selliste režiimide vahetamine tegelikult ei teeni naha nagu parimaid hüvesid, võiks nii öelda. Alustada alati õrnast puhastusest ja niisutamisest. Kui on nahal haigus ja nahk on korrast ära, naha kaitsebarjäär on korrast ära, siis on meie naha selline omaloomulik kaitsebarjäär rikutud. See hüdrolipiidkiht, selline kergelt happeline, meie naha pH on kergelt happeline, on rikutud ja haiguste puhul ta kipub olema muutunud kergelt siis aluselisemaks ja see on halb. See on väga-väga halb. Meie nahk peab olema kergelt happeline ja kergelt happeline peab ta olema sellepärast, et seesama mikrobiota, mis meie mikrobiom, mis meie naha peal on, selline elustik, elustik võiks siis öelda, see saab hästi toimetada kergelt happelises keskkonnas. Nii kui see naha pH läheb happelisest ära, siis saavad hakata naha peal rohkem tegutsema erinevad patogeenid. Mis on number 1 asi, kui sa lähed nahaarsti juurde, selleks, et saada erinevate nahahaiguste puhul abi, on esimese asjana kirjutatakse välja variant 1, kas happeline ravikreem, salm või mingisugune selline toode on ju, keel, või number 2, nahale kantav antibiootikum. Või siis nende kombinatsioon. Okei, siin on 3 varianti, on ju. Et alustatakse tavaliselt happelisest tootest, siis võetakse siis sageli, et proovime siis nüüd vahelduseks antibiootikumit või siis proovime seda antibiootikum pluss happeline toode kokku. Mis see mõte on? Kas keegi oskab arvata, on ju? Mõtle korraks, mis see mõte võiks seal olla? Miks minnakse sinna kohe selle happelisega tootega peale? Miks tehakse? Et tegelikult õige vastus on see, et ma ei lasknud sul mõeldagi. Hakkasin kohe uuesti vastama edasi. Et õige vastus on tegelikult see, et see kergelt happeline toode siis aitab põletikku maha võtta. See aitab maha võtta seda punetuse fooni, põletiku fooni ja see teeb nendel mitte soovitud bakteridel, mikroobidel, nad ei saa meie naha peal tegutseda. Et need patogeenilised protsessid nagu vähenevad kohe. Nii et kui on nahahaigus, minu esimene samm on kliendile õrn puhastus, mis ei kuivata, ei pane nahka kiskuma, õrn taastav baaskreem, kerge niisutaja selleks, et nahk saaks paraneda. Kui niisutust ei ole, siis nahk ei parane. Happeline raviseerum selleks, et taastada naha happeline pH ja kaitse kiirguste eest. Sellepärast, et kui naha kaitsebarjäär ja kui nahk on selline krobeline, kiskuv, punetav, siin võib olla igasuguse punnikesi, laigukesi, igast asju, kõik, mis seal võib olla, on ju nagu niiviisi, et see naha kaitsebarjäär on rikutud. Kõik kiirgus, mis siia peale läheb otse ülisügavale naha sisse ja tekitab tugevaid kahjustusi. Päiksekiirgus on number 1 naha vanandaja.
on ju, kui tahame kõik noored ilusad olla, et tekitab päris tõsiseid rakukahjustusi nii-öelda nahas ja päiksekiirgus on oma olemuselt kumulatiivne ehk siis ta koguneb. Et kindlasti on ülioluline nahka päiksekiirguse eest kaitsta. Et kui võtta nagu see nahahooldus nüüd selliseks lihtsaks, kolm asja on seal põhimõtteliselt, on ju, no justkui võiks võtta 4, puhasta ja niisuta, on ju. Et aga no see puhastus on nagu nii elementaarne, et ma olen ta selle siia niisutuse alla pannud, on ju. Et nii lihtne ongi nahahooldus, et ei pea teda mõtlema nagu kuidagimoodi nii-öelda keerulisemaks. Mida siis teha hommikul? Hommikul puhastada õrna puhastusvahuga. Olen siia soovitanud tooted, millega ma näen klientidel väga häid tulemusi. Et püüdnud selle jätta lihtsaks. See keskmine toode, see nii-öelda niatsinamiidiga kreem on soovituslik. See ei ole kohustuslik. Oluline on see puhastaja pluss päevakreem, kus on päiksefaktor sees. Need 2 on nagu sellist kohustuselementi hommikuses nahahoolduses. Õrn puhastus, õrn niisutus. Kui on tunne, et nahal on natukene rohkem niisutust vaja, mõni on ekstreemselt kuiva nahaga, on väga nagu, kuidas öelda, et see kaitsebarjäär on väga kui naha kaitsebarjäär on väga nii-öelda lõhutud, nahk on väga lõhenenud, selline kobrutav, siis on seda vee kadu naha kaudu nagu kaob ka nagu vett ära naha seest, on see väga suur, et siis ta võib tahta natukene tummisemat katmist nii-öelda, siis sobib see B-kreem siia vahele kenasti. See on tunnetuse koht, et kui minna mõtled, et okei, ma tahaksin nagu nii-öelda proovida, siis alustada võib julgelt vaht pluss päevakreem päiksekaitsega ja hiljem, kui on tunne, et okei, ikkagi võiks olla see nii-öelda toetavam kreem veel juures, saab selle eraldi hiljem juurde. Näopuhastuse puhul ülioluline, nahk ei tohiks jääda tegelikult ebameeldivalt kiskuma. Et ma näen selliste nahaprobleemide puhul väga tugevalt sellist seepide kasutamist ja seepide veel maskidena kasutamist ja selliseid asju, et need tegelikult kipuvad nahka pigem seda kaitsebarjääri nii-öelda häirima. Tahaks nii-öelda seal on mõnikord küll aineid sees ja asju, mis nii-öelda seda põletikku natukene aitavad alandada, aga see seep ise on selline, mis ei jäta nahka nii-öelda heasse seisu, vaid kipub teda viima ikkagi nagu sinna sellest happelisest tasakaalust kaugemale. Mis mulle pH formula toodete puhul väga meeldivad ise, miks ma neid olen ise kasutanud tänaseks salongis 8 aastat, äkki rohkem, on kindlasti kahtlemata minu lemmiksari. Ta on puhas, tal ei ole lõhnaaineid, ta ei haise, ma tahtsin kohe öelda, et need tooted ei haise. Kui sa neid kasutad, ma olen väga, seesama mu enda laste taust on ju, et kui on nahaprobleemid, siis lõhnaained ei peaks kuuluma toote sisse. Kindlasti mitte. Need on jälle üks selline toksiline justkui aine lisaks, millega keha peab tegelema ja ei ole vajadus selle järgi. Aga need tooted jäävad nahale kerged. Paljud, kes on kasutanud hästi raskeid tooteid, siis nende puhul nad isegi vahest üllatuvad, et huvitav, ma nagu ei tunne, et mul oleks nagu väga midagi siin peal. Ja nende toodete puhul see tegelikult ongi normaalne tunne. Kui sa harjud selle tundega ära, siis on sinu jaoks tulevikus väga keeruline kasutada mõnda teist toodet, mis jätab nahale nagu kihi. Et need tooted toimivad. Kliendid ka kiidavad selles mõttes, et just seda tasakaalustunnet, mis nende toodete kasutamisel on, et nahk jääb kerge, mõnus ja seda imenduvust, seda, et see nahk ei jää mingi kihiga, toovad paljud esile, et see on meeldiv tunne, kui sa tunned, et su nahk hingab. Et seda hingamist meil on sageli nahale vaja nii-öelda nagu juurde natuke tekitada. Vaatame punetava naha õhtust hooldust siis. Tegelikult see puhastusvaht nüüd on siin selline baastoode on ju. Nii hommikul kui õhtul on puhastusvaht ja õhtul on selline kreem ja raviseerum. See on happeline toode ja see on mõeldud selleks, et naha kaitsebarjääri taastada seda happelist pH-d. Mõnikord kellel on vähegi punetustega probleemi ja nahk on ka pigem selline kombineeritum või poorsem, siis sellisel juhul selle happelise nii-öelda, ta on selline kreemias natuke isegi, mõni ütleb, et ta on pigem nagu kreem, ta on pumbaga pudel on ju, väga mõnus on kasutada ja selle peale tegelikult sellisel juhul, kui on selline kombineeritum nahk või natuke poorsem nahk, üldiselt ei olegi kreemi vaja. Kui on tunne, et nahk jääb natuke ikkagi kiskuma, tahaks natukene peale, siis seesama niatsinamiidiga
punetuse vastane kreem, mis oli ka nii-öelda hommikul, see nii-öelda võib-olla, aga ei pea olema. Seesama kreem sobib suurepäraselt ka seda õhtust hooldust täiendama. Nii, ühesõnaga, mis siin oli? Hommikul puhastusvaht ja päevakreem päiksekaitsega. Ja õhtul puhastusvaht ja happeline seerum. See on see nagu selline see raviskeem nii-öelda, basic raviskeem, millega ma tavaliselt nahahoolduse osas alustan kliendiga, kes minu juurde jõuab nahamurega. Just, mis on seotud punetuse, rosaatia, kuperosaka, kõik, kus nahk õhetab, tulitab, kuumab, kus on näha sellist nii-öelda punetuse fooni. Kui kiiresti üldse nagu nahamuutused tulevad? Mõnel tulevad erinevad nahatooni ühtlustumised, punetuste vähenemised, sellised laigud, mis naha peal võivad punetavad olla, sellepärast et paljudel, kuidas öelda, et nahamure justkui läheb ära, kui on ka näiteks punnikesi olnud ja jäänud on punetavad laigud alles. Need on sellised pigmentatsiooni probleemid, et punetavad, need on nimetatakse posttraumaatiliseks selliseks pigmentatsiooniks, et pigmendilaigud ei pruugi alati olla ka pruuni värvi, vaid võivad olla ka punakafooniga. Siis üldiselt toodete kasutamisega, kui on tõesti toimivad tooted, ma ütlesin küll vaata, et varuda aega, ongi kuskil selline 2-kuuline intervall see, millega hakkab nahal muutusi nägema. Mida toetavam ja natukene selline kerge happelisema fooniga see nahahooldus on, seda kiiremini üldiselt need muutused tulevad. Miks? Miks see kergelt happeline foon annab kiirema muutuse? Sellepärast, et ta tegelikult stimuleerib, toetab naha uuenemist. See on see nii-öelda see aspekt, mis seal juures oleb nagu niiviisi. Et see on see aspekt. Aga räägime võib-olla sellest, et miks see punetus ja põletik nahas siis üldse tekib, mis seal taga on, mis on need nii-öelda faktorid, on ju. Teadus tegelikult toetab, et kui kedagi nii-öelda väga huvitas see aspekt võib-olla, et kas ja kuidas siis see toitumine tegelikult naha seda punetuste teemasid mõjutab, siis mõjutab päris palju. Ja juba 2014 siis on selline esteetilise dermatoloogia ajakiri nii-öelda või avaldanud siis uurimuse, kus on välja toodud, et dieet ehk siis toitumise teatud toitumise viis on dieet, on traditsiooniliselt olnud alahinnatud aspekt dermatoloogilises ravis. Et on leitud seoseid nii toitumise kui ka siis selliste erinevate nahahaiguste vahel ja toitumise muutmine ehk siis oma toiduvalikute nii-öelda dieedi muutmine võib aidata nii nahahaiguste ärahoidmisel kui ka siis nendega nii-öelda korda saamisel asjade. See on üks toetav aspekt, millele mina oma õpingutega näen, et jah, see täpselt nii ongi, mida teadlikumalt ma kliente selle koha pealt nii-öelda nõustan või suunan, siis seda kiiremini ja paremini saab tegelikult tulemusi. Et need, kellel see aspekt tundub nagu üleliialdatud, siis nendega on tegelikult kõige keerulisem, võiks öelda, muutusi tuua. Miks see toitumine on nii väga soolestik või selle nii-öelda soolestikuga, miks see toitumine on nii palju seotud, on see tegelikult, et kui me räägime, et nahk on meie see kaitsebarjäär, mis meid selle ümbritseva osas nii-öelda kaitseb ja hoiab, on ju. See on ka see põhjus, miks meile seda naha kaitsebarjääri on vaja ääretult hoida, siis tegelikult meie soolestik on nüüd siin üks nagu selline võti ja seos toitumisega ja naha seisuga. Sellepärast, et soolestik on justkui selle sama kaitsebarjäär, mis kaitseb meid väljast tuleva osas, mis ei pääseks meie kehasse sisse, eks ju. Sellepärast, et toituma me kõik peame, sööma me peame ja soolestik on siis nagu loodud sellise konkreetse kindla läbilaskvusega, selleks, et erinevad toitained jõuaksid nii-öelda meile vereringesse ja läbi selle siis kogu kehale muutuksid nii-öelda erinevatele organitele, rakkudele, protsessidele kättesaadavaks nii-öelda energiaks. Ja nii-öelda lähteallikast, millest me kõik ennast siin uuendame ja mille najal me siin toimime, on ju. Ja on hästi oluline seda, et toksilised ained, patogeenid, erinevad sellised viirused, bakterid, asjad, need ei tohiks sattuda meil siis vereringesse. Ja soolestik ise on kaetud siis selliste nii-öelda epiteelrakkudega. Need on omavahel hästi tihedalt seotud, nagu siin sellise roosakad need nii-öelda mummukesed reas on, ja neil on sellised hästi tihedad väiksed sidemed nagu klambrid, on ju, niiviisi.
ja kui see soolestik on terve, siis on see hästi tihe, mõnus ja kõik siis muu, mis ei peaks meie soolestiku kaudu vereringesse jõudma, seda ei tee. Ja läbibki kogu selle soolestiku ja tuleb meil teistpidi siis nii-öelda ainevahetuse normaalse kulu järgi nii-öelda välja kehast. Kui aga meie soolestikufoon on selline põletikuline, seda saab järeldada sellest juba, kui nahapind on põletikuline, siis see põletik kandub ka soolestikku. See on teaduslikult tõestatud juba need erinevate uuringutega. See seos on väga tugev olemas. Ja see seos on väga erinevate aspektidega seoses nagu niiviisi, et kõiki neid aspekte ma ei jõua siin täna tutvustada. Võin sulle lihtsalt kinnitada seda, et teadus on seda tõestanud, et nii on. Ja kui meie toitumise foon on selline keha jaoks keeruline protsessida, kui seal on sees väga palju selliseid toidugruppe, mis nii-öelda kehas tekitavad erinevaid seedimisel, siis erinevaid protsesse, selliseid soovimatuid ühendeid, siis tekib selline olukord, kus need soolestiku, need rakukesed, mis seda nii-öelda eraldavad, need muutuvad põletikuliseks. Neil on väga keeruline. Ja kui nad muutuvad põletikuliseks, siis need sidemed siin katkevad. Nad ei toimi enam, mis tähendab seda, et see ilus tihe, selline rakkude omavaheline side, need nagu lõhenevad nii-öelda. Ja need rakud on hädas omavahel ja sealt rakkude vahelt hakkavad verre pääsema, siis erinevad ained, patogeenid, kõik võimalikud osakesed, mis ei peaks sugugi sinna sattuma. Ja ka mis siis juhtub, kui ained satuvad verre, mis ei peaks sinna sattuma? No mõtle nüüd natukene loogiliseks korraks. Vereringe käib kogu aeg ringi mööda tervet keha, kogu aeg vereringe toimetab, viib siia, sinna, igale poole kõiki toitaineid. Naha alla jõuab see pisikeste kapillaarikestena, on ju. Paljudel on kuperosa teema ongi ju see, et veresooned on siin juba laienenud, on ju, kus nad on püsivad, kogu aeg nähtavad. Need samad patogeenid ja soovimatud ainekesed, mis meil on soolestikus sattunud vereringesse, need jõuavad lõpuks siia nahapinna alla välja. Mida teeb keha? Keha tekitab kaitsereaktsiooni, et neid asju siit nii-öelda elimineerida, kontrolli alla saada, kehast välja puhastada, isoleerida ja siis nii-öelda jälle nii-öelda välja kanda. Sageli on see koht see, miks naha peal tekivad reaktsioonid, ongi seesama, et soolestiku kaudu on tegelikult sattunud naha alla läbi vereringe igasugust hunnikut jama, mis sinna ei peaks jõudma. Ja teaduslased on nii-öelda juba siis nii-öelda uurinud, tõestanud seda, et kui varem räägiti palju sellisest soolestiku ja meie aju omavahelisest suhtlemisest, seostest, sellistest asjadest, siis tegelikult ka soolestiku ja siis selle naha, sellist gut skin axis ehk siis nagu sellist nähtamatut telge on samamoodi hakatud väga põhjalikult uurima ja leitud väga põnevaid tulemusi. Kuni selleni välja, et sõltuvalt sellest, kes meil seal soolestikus elavad, see nii-öelda mikrobioota on nagu nii-öelda head bakterid ja halvad bakterid ka. Kõik see elustik, mis meil seal on, et selle nii-öelda tasakaal, millised bakterid ja mikroobid seal siis elavad, mõjutab ka seda, millised elavad meie naha peal. Et seal on väga palju erinevaid seoseid, isegi bakterite selliste nii-öelda rühmade kaupa nagu niiviisi, kes kus elavad ja on. Ja näiteks rosaatsia puhul ka leitud, et teatud tüüpi baktereid on nii soolestikus rohkem kui ka naha peal rohkem ja nii edasi. Et on seoseid leitud väga palju. Kes need siis see soolestiku mikrobioota, see elustik siis on? Mul on siin need armsad minionid, on ju. Üks on nunnu, armas kollane, selline tore, heatahtlik. Ajab vaikselt oma asju ja on lihtsalt asjalik. Ja teised on siis nagu nii-öelda pahalased natukene ja need pahalased on siis need, kes ei teeni meie organismi parimat hüve, võiks nii öelda. Räägime nendest natukene rohkem. Need kollased armsad nunnud minionid on ülekaalus meie soolestikus siis, kui meie soolestik on terve, ta toimib kenasti ja põletikulisi protsesse seal ei ole või on väga minimaalsed. Kui on tekkinud juba selline ärritunud soolesündroom, siis on meie soolestikus üldiselt ülekaalus sellised rahulolematud tegelased, kes häirivad päris paljusid kehasiseseid protsesse. Ja mida siis need nii-öelda nunnud, head mikroobid ja bakterid ja need nii-öelda meie kehas toetavad teevad? Tegelikult on nad üli olulised ja paljude nahaprobleemide puhul räägitakse ka hormoonidest ja hormoonide tasemest, siis näiteks või siis kellel on siin ka kehakaaluprobleemid, ka on selliseid puhituste teemad, kõhus rahutuste teemad, kord on kõhukene toimib nii, kord toimib see on ju,
siis erinevad toitumisega seotud hormoonid nagu näljahormoon, küllastushormoon, see, kas mul kõht saab täis, on ju, siis mul on hea tunne. Söön ära ja kõht on täis ja või mõnus või mul on tunne, et kogu aeg on nagu endiselt selline näljahimu. Õnnehormoon. See on otseselt seotud ju ka siis nii-öelda stressihormooniga tegelikult. Erinevate rasvhapete süntees on seotud meie nii-öelda mikrobiotaga, üldiselt immuunsus, B12, vitamiin, K-vitamiini süntees. Need erinevad protsessid, mis meie seedimisest käivad, mis tulevad, toimuvad seal tänu või ütleme seoses ka sellega, mis toit meie seedimist läbi, see kõik on omavahel seotud. Et kui hakkab olema see, et see toit on väga ühekülgne, väga teatud kindlate mustritega, siis midagi ei ole teha. See sõbralik hea soolestiku mikrobiota kannatab selle all ja selle all kannatab ka meie kogu organismi siis selline üldine heaolu. Päris oluline teema, millest rääkida. Ka siis see gastroenteroloogia nii-öelda maailma ajakiri või on siis seal avaldatakse erinevaid uurimusi, on 2016 aastal siis öelnud, et tegelikult see soolestiku mikrobiota ongi seotud üldise tervisliku seisundiga. See ei puuduta ka ainult siis nahas ajuseisu, vaid kogu üleüldist keha heaolu. See on ülioluline aspekt, millele pöörata tähelepanu nii-öelda naha heaolu seisukohast ka. Mida see toitumine mõjutab? Vaatan, siin on nagu lisaks nagu punetuste teemadele, ma olen toonud välja ka väga erinevaid aspekte veel sellepärast, et üllatus, üllatus. Need, kellel on punetustega nii-öelda muresid, siis tegelikult väga paljudel juhtudel on neil muresid tegelikult ka veel erinevate teiste nii-öelda aspektidega. Et see ei ole nii, et ainult üks asi nagu ainult ühte asja see mõjutab, vaid tegelikult neid aspekte siin on tegelikult veel, need ei ole nagu ainukesed, mida siis see toitumine mõjutab, et neid aspekte on veel. Aga ma olen siia välja toonud siis selliseid erinevaid nii-öelda võib-olla enam levinumaid, mida tegelikult väga paljud oma läheduses ja ümbruses inimestel märkavad. Võid korraks mõelda, et kas tead kedagi, kellel mitte ühtegi sellist muret ei ole? Et kahjuks on kõik siin nimetatud sellised naha temaatikad vägagi levinud. Millest see tuleb? Olen sulle siia välja toonud 10 valikut siis toidulaual, mida teaduslikult seostatakse põletikuliste nahahaigustega. Need ei ole nii-öelda lihtsalt heas mõttes välja mõeldud või halvas mõttes või minu poolt nii-öelda kuskile tabelisse kokku pandud, vaid see on siis nii-öelda teaduslike uuringute põhjal on tehtud väga palju uuringuid ja need on need, mida on seotud. Number 1, mida tegelikult seostatakse erinevate nahamuredega, näiteks ka roseatsiaga, on liha. Seal on mitu asja koos. Võimalik, et seal on koos ka need tänapäevaste lihade nagu nii-öelda need tootmis- või töötlemisviisid. Liha on üsna rasvarohkem, sellepärast et ka kõrge rasvasisaldusega toit siin on näiteks välja toodud, on ju. Kõrge rasvasisaldusega toidud ja toiduvalik on seotud ka meie veresuhkru tasemega ja see omakorda mõjutab see nii-öelda veresuhkru pidev kõikumine, mõjutab hormoone ja sealtpoolt tuleb nagu väga palju mõjusid nagu naha seisukoha pealt. Alkohol, siis suhkur on alkoholiga tegelikult siin nii-öelda sama pulga peal. Ei ole seda eraldi välja toonud, sellepärast et suhkur iseenesest või alkohol iseenesest ongi juba ju nii-öelda kääritatud suhkur. Et lehmapiimatooted, munad, et seda loomne kraam on mõjudega naha probleemide osas. Ekseemide puhul, akne puhul on väga nii-öelda lehmapiimatooted seotud, alkohol on otseselt seotud rosaatsiaga, näiteks võin siin välja tuua, siis psoriaasiga, mis on samuti põletikuline nahahaigus, väga palju punetuste laikusid on selle puhul, nõgestõbi, mis on paljude punetuste puhul ka tavaline, et tekivad sellised lööbed, mis punetavad kublad üles, mis nii-öelda sügelevad ja on ärritusega. Siis alkohol on seotud ka kuperoosaga. Ja see on seotud läbi selle ka, et ta on dehüdreeriv, tekitab niiskuse või niisutuse puudust keha sees.
Kõrge rasvasisaldusega toit on seotud rosaatsiaga. Siis gluteen. Gluteen on üks number 1 põletiku tekitaja kehas. See palju oomega-6, vähe oomega-3, mõnes mõttes see võtab kokku need eelmised read kõik, mis siin olid. Ja see on üks aspekt, millele ma räägin natukene eraldi veel tegelikult juurde, sest see on üks väga oluline teema nii-öelda. Gluteen. Ütlesin ja gluteeni kõige rohkem seostatakse nagu nahahaigustuses otseselt psoriaasiga, ekseemidega, hõrenevate juustega, alopeetsiaga ja erinevate huulte ümbruse probleemidega nagunii, alates lõhenenud huultest kuni kellel need suunurgad katki on kogu aeg. Gluteen on väga tugev põletiku tekitaja soolastikus. Et minu soovitus tavaliselt, kui on ikkagi nahaga probleeme, asju, siis tegelikult gluteeni piirata toidulaual. Et nii minimaalseks kui võimalik, kas või ajutiselt alustuseks, lihtsalt selleks, et anda kehale aega taastuda ja paraneda. Et kui oled kuskil nii-öelda mustas augus, et see oleks natukene nagu selline redelikene või mingi abipulgad, et saaks kergemini sellest mustast august välja, on ju. Siis biogeensed amiinid ehk siis histamiin põhimõtteliselt on väga teema rosaatsia puhul. Samamoodi nõgestõve puhul, kui on tekivad sellised lööbed ülesse ekseemide puhul ja siin on põhimõtteliselt fermenteeritud toidud, mis on kaua laagerdatud, erinevad maitsestatud juustud, kauad need igas singi või suitsulihad sellised, mis on kaua nii-öelda nagu laagerdunud toidud, ütleme siis niimoodi. Siia alla läheb ka veel nii-öelda, eriti hästi läheb, siia alla läheb veini, vahest tuuakse ka selle all välja, et see on ka nagu seisnud ja olnud selline, on ju. Et histamiin on midagi, mis on nahamurede koha peal teema. Siis kõrge selline glükogeemilise tasemega toitude söömine, see on jälle see veresuhkru kõigutamine, on ju. Et veresuhkur kõigub, see mõjutab naha heaolu. Siis mis veel? Liigne soola tarbimine ja dehüdratsioon, millega need omavahel seotud on? Tegelikult kõige rohkem võib olla paistetustega, tselluliidiga, kuperoosaga, veenilaienditega. On need nagu kõige teravamad seotud. See dehüdratsioon on seotud siis alkoholiga ka seal eespool natukene ja mis ta teeb siis tegelikult on see liigne soola tarbimine, kuivatab ära. Et kehal on raske taastuda, rakkudel raske uueneda, et meie keha on väga suures osas ju põhimõtteliselt 2/3 vesi. Ja kui seda vett on vähe või seda vett see sool nii-öelda nii palju sisse seob ja kinni hoiab, siis tekib päris palju muresid. Kust soola meil toidulauale kõige rohkem satub, tegelikult on ikkagi need pakenditoidud, juust, hästi rasvased toidud kipuvad olema soolased, sellepärast et see rasv nagu peidab seda ja kõik need vorstid ja mingid sellised asjad, mis on nagu töödeldud kujul. Ja kõik, mis on nagu pakenditoit, et üldiselt sinna on mis on nagu töötlemise käigus on nii-öelda pakendisse jõudnud, seal kipub olema seda lisatud soolaga, mida on ääretult kerge nagu üle tarbida. Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et kuni 2000 milligrammi on nagu ohutu või nii-öelda nagu, või ei, 2000 milligrammi ehk siis üks teelusikatäis umbes on nagu juba kõrge soola tarbimine nii-öelda. Teaduslikud uuringud ütlevad, et tegelikult keha jaoks nagu see üle 500 milligrammi, et kui 2000 milligrammi on nagu üks teelusikatäis, et siis põhimõtteliselt nagu veerand teelusikat võiks olla nagu maksimum, mida tegelikult nagu päeva jooksul keha saab. Et see tuleb nagu üldiselt tänapäevase toitumiste teemade juures nagu ikka väga tugevalt läheb nii-öelda lõhma. Et punetuse foone ja asju võib olla nagu väga paljude nahamurede puhul, et üks asi ongi lihtsalt see puhtalt see kuperoosa või lihtsalt punetav nahk on ju, või rosaatsia on ju. Rosaatsia puhul on sageli ka sellist nende nii-öelda pustulite, paapulitega versiooni, kus on nagu selliseid mädasemaid punnikesi asju ka. Et siin on ühe sellise punetavaga nahaga akneklient tegelikult. Ja tema puhul, tema on mul olnud nii-öelda jälgimisel ja toetamisel ja ütleb ise ka, et tema näeb väga, et see lehmapiimatoodete ja akne vahel on tema jaoks küll seos täiesti olemas. Lehmapiimatoodete kohta võib-olla ütleks siis ka niimoodi, et vahest öeldakse, ma kasutan seda laktoosivaba selua.
see laktoosivaba ei tööta, et sellest ei piisa nagu, et sa võtad laktoosivaba. Lehmapiimatooted iseenesest mõjutavad. Ja kuidas nad mõjutavad, on see, et nad sisaldavad kasvuhormoone ja lehmapiimatoodete need kasvuhormoonid siis tegelikult trigerdavad üle ka meie keha enda hormonaalset tasakaalu. Eelkõige just siis androgenhormoone, mis on seotud rasueritusega, rasunäärmete tööga. Näiteks kui on tegemist seboroidilise dermatiidiga, mis on seotud siis erinevate karvaste piirkondadega, juuksed ja võib-olla rinna pealt meestel ja siin turja pealt ja niiviisi need piirkonnad või habemes, siis lehmapiimatooted peaks olema täiesti välistatud üleüldse. Ja need kasvuhormoonid, mis selle nii-öelda lehmapiima sees on, need on nagu naturaalsed seal. Nad ei ole sinna kuidagi nagu tootmises lisatud või lehmale süstitud, et ta rohkem piima annaks või mingeid asju. Ei, see ei ole nagu sellise protsessiga. See on umbes nii, nagu sinu kehas voolab veri, et siis seal lehmapiima sees voolavad need hormoonid, on ju. Ja need on mõeldud selle jaoks, et kui see lehm, mis on oma loomult ju üüratult suur, on ju, mis saagi siin näidata niimoodi, et näha, mida ma näitan, on ju. Et ta on nii suur, on ju, siis tal sünnib vasikas, mis on nii suur, mis peab kasvama hästi suureks, nii hästi kiiresti, nii suureks, et siis need kasvuhormoonid ongi seal selleks, et see vasikas kasvaks hästi suureks, hästi kiiresti. Mis toimub keha sees siis, kui selline see toitumise foon on selline, selle kohta süsteemselt öeldakse nagu põletikku tekitav, siis tegelikult see soolestiku hea mikrobiota nälgib. See on otseses mõttes, neil ei ole süüa midagi. Sellepärast, et soolestiku mikrobiota toitub kiudainetest ja kiudaineid saame me nii-öelda sellisel kujul, mida meie soolestik kõige rohkem tahab, siis kõige rohkem peaks neid saama puuviljadest ja köögiviljadest. Üks õun ja üks banaan päevas ei ole piisav. Tegelikult peaks see toidulaua taldriku peal nii-öelda olema kindlasti 3/4 köögiviljad ja siis sinna juurde võib-olla natukene siis midagi muud. Liiga palju on toidulaual rasva, tähendab seda, et veresuhkrutase kõigub. Tänapäeva uuemad uuringud räägivad insuliini resistentsusest, siis selles võtmes eelkõige tegelikult, et mitte süüdi ei ole ainult see suhkur, mis seal veres siis käib, on ju, et sööd magusat palju, siis veresuhkur kõigub, on ju, või seda kõrge glükogeemilise tasemega toitusid, siis räägitakse hoopis niipidi, et rasv on see, mis ei lase suhkrul verest nii-öelda rakkudesse jõuda ja hoiab seda kõrget veresuhkru taset siis, kui toit on rasvane. Nii et näiteks selline kõige hullem variant ongi mingisugune jäätis, on ju, sööd koorejäätist ja siis on sul seal see magus, sul on seal see rasvane ja see nagu kombone seal sees kõik niiviisi ja see on kehale nagu väga keeruline protsessida nagu läbi. Kui meil on toidulaual väga palju rasvasid ja tänapäeva töödeldud toit on väga taimsete õlide rohkem ja taimsed õlid on väga oomega 6 rikkad ja meie kehas peaks see oomega 6 ja 3 tasakaal olema 1:1, ja see on oluline nagu rakulise funktsionaalsuse poole pealt, et kui me läheme kehas nagu hästi sügavale sisse. Mis probleem on sellega, kui meil see rasvhapete profiil on paigast ära, on see, et tegelikult kehas on siis nagu selline süsteemne vaikne põletik. See põletik ei valuta, niikaua kuni ta ei ole nagu päriselt juba üle võlli, on ju. Ta lihtsalt vaikselt ei lase rakkudel toimida nii, nagu nad peaksid toimima. Häirub nagu kehaorganite funktsionaalsus. Vaikselt. Seda süsteemset sellist vaikset kehasisest põletikku peetakse number 1 põhjusteks enamustele tänapäevastele sellistele elustiili haigustega, millega inimesed kipuvad siit ilmast minema enneaegselt. See on miski, millest nii-öelda räägitakse järjest rohkem, aga peaks veel rohkem rääkima. Inflammaging on selline sõna olemas, mõeldud nii-öelda välja justkui, on põletikust tingitud enneaegne vananemine. Nii et see rasvhapete tasakaalu või õigemini tasakaalu puudumine on ka number 1 põhjus, miks tekib põletikuline kiirendatud naha enneaegne vananemine. Siis kui toitumise foon on selline põletiku tekitav, siis soolestiku kaitsebarjäär enam ei toimi. Ma rääkisin, et tihedad rakukesed, mis seal olid, on ju, et erinevad patogeenid ja soovimatud toiduosakesed ja kõik muu hakkab jõudma verre, mis jõuab jälle nahani, tekitab erinevaid reaktsioone nahas. Et see on nii-öelda paigast ära ja lõpeb see sellega, et naha peal toimub igasugust jama. Vaatame korra raku asja lähemalt, mis see oomega 6 ja 3 seal teevad. Et kui siin see punane pallik on siis üks ilus kena rakukene meie kehas, naharakk või vererakk või ükskõik milline rakk, mis meil on, luurakud ja
ja kudedes erinevad rakud on ja kõik rakud, mis meil on tegelikult siis ütleme lihtsustatult siis ühed sellised kogumid. Seal sees on tuhandeid erinevaid pisikesi funktsionaalsuseid ja rakk on elusorganism põhimõtteliselt või elus mis iganes ja igal elusasjal on oma ainevahetus. Ta peab saama toitaineid kätte, need peavad jõudma rakku ja jääkained tulevad rakust välja ja väljuvad siis nii-öelda erinevate süsteemide ja protsesside kaudu meie kehast. See rakk ise on selline väike vabrik on ju ja tema ümber on nagu selline Hiina müür, rakumembraan, kaitsebarjäär siis. See kaitsebarjäär on näidatudki siin selle videokese peal ja see kaitsebarjäär on selline, et sealt väljaspool on kõik nagu selline vee baasil ja raku sees on ka vee baasil, aga see vahepealne kiht siin on rasvhapete baasil. Iga rakk meie kehas vajab asendamatuid rasvhappeid ja ta vajab siin neid seda omega-3. Omega-6 me saame nagunii igalt poolt kogu aeg, aga see on omega-3 ja 6 nagu selline tasakaal siin, mis rakkude membraanis peab olema. Kui seda tasakaalu ei ole, siis see rakumembraan on selline kõva ja jäik, mitte selline mõnus voolav, nagu ta siin video peal on näha, on ju. See on selline rakumembraan, kus ained pääsevad sisse, rakk saab funktsioneerida, sest tal on energia ja toitained olemas ja jääkained tulevad välja. See tähendab seda, et naha tasandil nahk uueneb kiiresti, ilusti on särav, värske ja ilus on ju. Siis kui see omega-3-6 tasakaal on kehas paigast ära, siis see rakumembraan ei toimi enam. Rakkudel on nagu kõht kinni, tal ei valuta, kuidas öelda, sa ei tunne tema valu, sellepärast, et ta on nii pisike on ju. See valu ei jõua meieni. See valu jõuab meieni siis, kui on juba terve organ, kõik on nagu juba väga-väga halvas seisus, siis hakkad tundma, midagi on halvasti. Et see on see vaikne põletik, mis kehas hakkab kuhjuma, sellepärast, et rakud ei toimi normaalselt. Sellepärast, et need rakuline ainevahetus ei tööta. See segab rakkude funktsioneerimist. Selle poolest on see toitumise foon, seesama, mis siin oli, on ju, vot nende toitude foon on siis see, mis tegelikult suurendab seda põletikku, suurendab seda omega-6 osakaalu meie kehas, nii et omega-3 tasakaal jääb väheks ja siis tekib palju probleeme. Kellel on nahk ikkagi punetav, põletikuline, siis üldiselt on siin taga päris palju sellist vaikset salajast põletikku. Kuidas toetada siis selle punetava naha paranemist? Loodan väga, et sinu jaoks siiamaani on see kuulamine olnud huvitav, et sa oled saanud enda jaoks midagi juba kasulikku, et võid jagada minuga, mis on see, mille saad sina siit praegu juba enda jaoks kaasa võtta, mis on see kasulik nii-öelda teadmine, sellepärast, et kui sa korraks saad endale seda nii-öelda nagu kaasa mõelda, siis on sul päriselt ka midagi sealt nagu, kuidas ma ütlen, see kinnistub paremini. Mõtle korraks, mida saad sina enda jaoks juba siit kaasa võtta, mingisugust ahaad, kas sa oled juba kuulnud? Väga tore oleks, kui oled. Et naha nagu nii-öelda korda saamine või muutuste saamine, mõnikord on kiirem, mõnikord on aeglasem. On neid, kes pühenduvad ja käivad ka nii-öelda salongis tegemas asju. Selleks, et nahka korda saada erinevate teemade koha pealt, ei pea tulema minu juurde koha peale. Selle jaoks on suurepärane viis, nagu ma rääkisin, paljud asjad saavad alguse selleks, et me teeme naha hoolduse korda, me hakkame vaatama üle neid toitumise foone, erinevaid aspekte, kuidas kõik on võimalik keha toetada ja suur osa sellest, mis vajab korda saamist, saab korda tegelikult kodustes tingimustes. Täpselt samamoodi nagu need teemad, mis on nii-öelda tekkinud, on saanud alguse kodustes tingimustes, täpselt samamoodi tuleb neid ka lahendama hakata kodustes tingimustes. Minu roll enda klientidega on üldiselt toetav. Minu klientidel on suurepärane võimalus võtta minu 15+ aastat ilumaailma ja nahaga töötamise kogemus. Ma näen nii palju erinevaid kliente. Ma suudan aru saada palju kiiremini, mis mingites olukordades võiks toimida või mitte või mis on need mustrid seal taga suure tõenäosusega. Viimase 6 kuu jooksul olen mina enda täiendõppesse investeerinud üle 15 000 euro. Selleks, et õppida Eestist väljaspool seda, mida ma püüan siin praegu natuke kokku võtta. Selleks, et oma nahka korda saada, ei pea sinust saama nahaspetsialisti.
Küll aga võib sul olla nagu, kuidas öelda, nagu heas mõttes vaja seda tuge, neid soovitusi, neid nippe, seda nagu, kuidas öelda, et see nahaspetsialisti tugi on kui kiirtee. Sa võid ise pusserdada mööda neid, vanasti öelda, neid mägiseid teeradasid või neid kõrvalteid. Sa võid ise pusserdada mööda neid kõrvalteid, on ju, või sa valid lihtsalt selle kiirtee. Muud vahet ei ole tegelikult. Oluline on ikkagi jõuda sinna, kuhu sa saada soovid. Et iga kliendiga on see teekond natukene erinev. On asju, mis on natukene universaalsed, millega tuleb tegeleda, aga on asju ka, kus on aspektid sees nii-öelda, mis vajavad nagu nii-öelda konkreetsemat või väiksemat nii-öelda kohandamist. Aga kõigiga saab asju paremuse poole, kui üksteist usaldada, teha koostööd ja olla hästi avatud. Sellepärast, et keegi ei saa kedagi nagu korda teha. Kui sul on nahaga mure, siis tegelikult, kuidas öelda, see päris vastutaja oledki ju sina ise. Et sa pead tahtma seda korda saada. Et mul on küll ja veel vestlusi ka nii-öelda selliseid, kus, kuidas öelda, et kui ma räägin nagu nii mitmetahuliselt erinevatest teemadest, siis klient ütlebki või kellega me konsultatsiooni teeme või asju, et tead, et see tundub ikkagi liiga palju, et ma ei tea, mina küll nendest pastast nagu ja saiast loobuda ei saa, et sorry. Et isegi mitte mõneks ajaks nagu, et ma ikka korra nädalas kindlasti pean seda sööma. Aga siis ja kui ma püüan nagu anda mõistet, aga üks päev sööd sa lehmapiima asju, neid kohupiima asju, teine päev sa sööd seda saia, siis tuleb mingi muu asi niimoodi, et sul on kogu aeg, sa saad erinevatest aspektidest seda põletikufooni endale kehasse juurde, kus sul on juba üle ääre on see põletikufoon. Et mina ei tule nagu kellelgi nagu kahvlit kätte hoidma, sul peab endal nagu peas see klõks ära käima, et okei, ma teen, mis muutusid on vaja, selleks, et muutusi näha. Võib-olla see oleks see, mida ma tahaks nagu rõhutada, et see ei ole siin ka kõik see, mis ma räägin, ei ole nagu must-valge, et oi, et see 10 asja, mis seal oli, et nüüd nagu kõik nagu pead oma elust nagu välja viskama, midagi ei tohi teha ja see on igavesest ajast igavesti nii. Et ei ole niimoodi, et küll aga on mingid perioodid vaja nagu natukene nii-öelda pingsamalt asju jälgida ja korrektuure teha. Et kui sa oled justkui nii-öelda nagu justkui, kui keegi on nagu väga lõdvalt võtnud väga pikka aega, siis selleks, et paremasse kohta jõuda, on vahel vaja rohkem pingutada ka. See on umbes sama nagu, kui on, ma ei tea, talvisel ajal on mõned kilod juurde tulnud, mida sa tunned, et kui ma nüüd suvine aeg tuleb, tahaks nagu midagi kergemat selga panna, et siis tundub, et nagu mingi koht kuskil punnitab või ei istu enam seljas mingi asi nii hästi, kui soovisid, et siis korraks tuleb ju ennast natukene nagu distsiplineerida, teha mingeid muutusi, hoida nagu pilku peal ja kui sa oled oma selles nagu mõnusas heas vormis jälle tagasi, siis tegeled sa selle säilitamisega, on ju. Ja siis on režiim hoopis teine, on ju. See ei tähenda seda, et me laseme nüüd pärast seda, kui me oleme nagu olukorra paremaks saanud, nüüd kõik täitsa las minna, vaata. Ei, siis sa lõpetad jälle näksu aja pärast uuesti samas augus tagasi. Miks öeldakse rosaatsiade ja selliste asjade puhul, et see ei ole nagu ravitav, on ju. Öeldaksegi sellepärast tegelikult, et see sisu, mis seal sees on, kõik need erinevad aspektid, et kui sa lased ennast hullult lõdvaks, siis need tulevadki tagasi. Siis tegemist taandub tagasi sellele kehasisesele sellise süsteemsele põletikule. Mis on need erinevad aspektid siis, kuidas mina oma kliente tegelikult toetan, on tegelikult väga erinevad sammud. Et seesama põhjuste mõistmine, et kus kohas mingisugused triggerid nagu on ja mis asjad üldse põhjustavad ja mis seal taga võib olla. Tuleb leida need isiklikud triggerid, asjad, mis sinu teemade taga on. Väga palju on uuringud välja toonud seda, et see asi ja see asi ja see asi on tegelikult tõestanud väga paljudel inimestel mingisuguseid reaktsioone, mingisuguseid asju, kõiki neid asju ise välja peelida võib vahest nagu keeruline olla, et see süsteemne nagu muidu lähed internetti lugema mingeid asju, siis tundub, et terve maailm nagu põhjustab seda. Praegu minu jutust võib siin eestpoolt, kui ma toidust räägin, võib ka tunduda, et nagu nii palju asju nagu niiviisi nagu põhjustab, et kus ma nagu need õiged siis nagu leian või mis ma tegema pean nagu. Kaua ma pean siis neid asju siis sööma või mitte sööma, et aru saada, kas see põhjustab või ei põhjusta või. Seesama soolestiku korda saamine on ja mida seal on vaja teha, milliseid toiduvalikuid, kui kaua neid on vaja teha. See aspekt on ju, sest see soolestiku poolt kõik need põletikufoonid hakkavad juba peale on ju. Üleüldine selline, milline see toitumine siis on, et see põletik ei tekiks seal kehas nii palju on ja mis aspektid seal on nagu,
et kuidas seda teha niimoodi, et sa esiteks vaeseks ei jääks ja teiseks, et sul ei olekski tunne, et sa nagu käid ainult mingi, noh, et see ei oleks nagu stressi tekitav, see toitumise teema ka. Kuidas keha puhastada, kui on väga suur toksiinide kokkupuude olnud mingisugused teemad, et siis võib olla vajalik üldse teha ka selliseid kehapuhastuskuure, detoksi asju. Kui on kehast põletiku teemad väga tugevad, siis toetavad toidulisandid on kindlasti üks faktor, millega tuleks arvestada, sest tehes lihtsalt väikseid muudatuste asju, sa ei jõua seda tulemust ära oodata. Et toetavad lisandid või lisatoit siis nii-öelda, kui nad on looduslikud asjad, siis nad kontsentreeritult kiirendavad paranemist. Võiks niimoodi võib-olla öelda. Siis on naha kaitsebarjääri taastamine, see on nagu naha hooldusaspektid puhtalt, naha kaitsemine erinevate kiirguste teemade eest selleks, et seda kaitsebarjääri hooldada. Stressifaktorid, kuidas alates liikumisest kuni siis, kuidas tõesti nagu võtta enda jaoks aega, et olla iseendas, et see on üks nagu selline raamistik, mille järgi mina enda siis nägemusena näen, mis on kõik need erinevad aspektid, mille koha pealt keha vajab toetamist, et ei saa tegeleda ainult ühe asjaga või teise asjaga, vaid tegelikult on vaja nagu süsteemi ja see süsteem on just mõnes mõttes nagu teekond. Et on see teha, siis on nagu see osa ja siis on nagu see osa, kus sa nagu lähed. Ja kui sa hakkad tegema nagu natuke siit ja natuke siit ja natuke sealt ja samas sa ei tee seda järjepidevalt, siis sa tegelikult põhimõtteliselt nagu ei jõua väga pikaajaliselt kuhugile. Et varem või hiljem sul jookseb see kõik nagu üle pea ära, et ma nagu ei tea. Et see on nagu see koht, kus ma tegelikult lähenen klientidele ja teemadele ja punetustele ja asjadele tegelikult päris süsteemselt. On reaalselt päriselt nagu teekond, mida tuleks nagu teha. Siin on ühe kliendi tagasisida nagu niiviisi, kes on minuga minuga koostööd teinud, siis kahe kuuga oleme tema naha saanud palju rahulikumaks ja sellist kobrutavat kuivustunnet, ebamugavust, sellist kiskuvat, tulitavat tunnet enam nahal ei ole. Ja reaalselt siis kuskil kuu ajaga hakkas klient nägema muutusi, enne ei toimunud nagu mitte midagi, hakkas tegema muutusi, aga muutusi ei tulnud. Kuu aega. Nii kaua võtab see nagu viitega aega tegelikult, et keha sees mingisuguseid asju korda teha. Ja tänaseks on selle naha seisukene juba veel parem. Et hea meelega siis loodan, et ma saan seda pilti nagu veel paremat pilti ka jagada. Et tegelikult on muutused võimalikud, kui keha nii-öelda saada aru, kus need asjad alguse saavad ja kuidas seda nagu toetada. Ma kutsun sind täna tegelikult enda juurde konsultatsiooni. On minu võib-olla soovitus selle tänase selle sisulise osa lõpetuseks. Ja kes siis nüüd järgmise 48 tunni jooksul või 2 päeva jooksul, siis täna on nüüd kolmapäev, ütleme reede õhtuks, kes on omale aja kirja pannud. See ei tähenda, konsultatsioon ei ole selle 48 tunni jooksul ei pea olema. Kes on aja ära broneerinud reedeks, nii-öelda reede õhtu seisuga, siis saab minu poolt ka koolituse iluvitamiinidest ja toitainete omastamistest, kuidas siis naha heaolu veel erinevate toitainete põhiselt on nahaga seotud ja kuidas see pikaajalised põletikud ja asjad veel siis keha süsteemsemalt võib-olla nagu põhjalikumalt mõjutab. See on päris pikk koolitus, et see on 2-tunnine veebikoolitus ja ma usun, et kui sa oled oma naha seisuga sellises kohas täna, kus seda punetust ja sellist ebamugavust on, siis see konsultatsioon ja see koolitus võiks olla sinu jaoks küll selline järgmine aste edasi, kuhu minna. See 45 minutit selline esmane tutvumine, arusaamine natukene, et kus sa oled, mis sa proovinud oled, see on tasuta. See ei kohusta mitte millekski, see ei kohusta sind midagi ostma või midagi tegema või mida iganes. See on selgus selleks, et näha, kus sa tulnud oled ja kuhu sa teel oled ja saada võimalus siis nii-öelda arutleda selle üle, et kas mina päriselt tegelikult saaksin sind aidata. Et sa saad nature.ee/vestlus, seal on e-broneeringu süsteem, kus sa näed kõiki minu vabasid aegasid, sa saad ise sinna klõpsti aja panna, mõned küsimused ka ja mida me siis räägime sellel vestlusel. Räägime sellest, mis su nahal on, kuna see tuli, kaua on olnud, mis sa oled proovinud. Räägime nahahooldusest samamoodi, mis, kuna, millal on ja millal viimati. Räägime toitumisest
räägin nii-öelda, vaatame tunnetuslikult üle sealt, mis seal siis nagu võib olla, see sünergia taga ja saan anda sulle sealt siis ka soovitusi, kust edasi minna. Et see on minu kutse sulle täna. Kui sa oled jäänud sellesse infosulgu, et sa tegelikult või infoküllusesse nagu ekslema, et mida teha ja kuidas teha. Et ootan sind väga.